Jeesuse end issandaks vastu võtnud. Aga enne seda aega ma räägin siis natukene, kus mul oli, milline mu lapsepõlv oli ja mis mind viis selle hetkeni, kus ma sain aru, et Jumal on olemas, teda on vaja, ta on elav, ta ei ole lihtsalt mingisugune religioon, vaid see on igapäevane suhe temaga. See on igapäevane ja et väiksest alates mul on olnud pigem selline tagasihoidlik poisike ja selline häbelik ja natuke selline teisiti mõtleja ja selle tõttu siis koolis, põhikoolis ma hakkasin nagu enda südametunnistuse vastaselt teistele meeldida proovides ja tähelepanu otsides, heakskiitu ihaldades, hakkasin nagu enda südametunnistusele vastu. Ja see hakkas mind rõhuma. Ja seetõttu, kui ma avastasin endale tüksed tegevused, kus ma sain nagu põgeneda sellest ebakõlast, mis minu sees oli, siis ma haarasin nendest kinni ja nendeks olidki näiteks arvutimängud, peod, hiljem joomine, kanep, aga jah, selline see teise maailma ärapõgenemine süvandas sellist auku, kuhu ma ennast sisse kaevasin, mille tõttu üks hetk kulmineerus sellega, et mul jäi gümnaasium pooleli ja otsustasin paberid välja võtta, suures häbis ei suutnud ise kooli minna, nendel järgi minna, lasin isal järgi minna paberitel ja mõtlesin, et täiesti ei saanud aru, kus ma olen, mis ma teen, kuidas edasi elus ja vanemad, olles usklikud, siis ikkagi paletasid minu pärast ja üks õhtu läksin ka Anneliga kaasa siis ühe Ameerika tädi juurde, kelle juures mu vanemad parasjagu osaduses käisid ja rääkisin seal mõned sõnad kaasa, kordasin mingeid lauseid ja see, mida ma seal kogesin, ei ole sõnadega kirjeldatav, et tagantjärgi ma võin öelda, ma kogesin Jumala ligiolu seal ruumis, ma kogesin tema armastust ja tema kätt minu peal, aga see kogemus nagu hajus ära, kuna mul oli endiselt, ma ei lasknud lahti enda süütundest, kuna mina olin selle augu kaevanud, mina olin sinna sisse läinud. See on see, kuidas vaenlane paneb selle süü peale, et sina oled kõigest sellest süüdi ja ma ei suutnud vastu võtta seda, et ma nagu lasen lahti ja lasen nagu kellegi välisel jõul, olgugi kas või Jumal mind nagu aidata, sest ma tahtsin tegelikult ise hakkama saada. Ja läks siis mõned aastad veel edasi, kus ma läksin täiskasvanute kooli, täiskasvanute gümnaasiumisse, hakkasin seal ära kuritarvitama neid uusi privileege ja arvasin, et ma saan hakkama, kui ma ei käi kogu aeg tundides ja siis jälle mingid võlad kogunesid, mingisugused tegemata tööd ja ma mõtlesin, ma hakkan konsultatsioonides käima kevadel ja teen need asjad kõik järgi, pole probleemi. Too kevad, kui ma mõtlesin seda teha, oli 2020. Ja me kõik teame, mis siis juhtus. Siis ei olnud väga võimalik kohal käima. Ja mul oli nagu tekkinud seoses õppimisega selline ületamatu müür, kus ma ei suutnud ise kodus enam keskenduda õppimisele, sest see tuletas kõik selle jama meelde ja mul ei olnud võimalik seda nagu müüri ise ületada enam. Nii et mul jäigi siis nagu klass kordusele.
ma olen nagu, minu olengi nüüd elu häirib, ma ei saagi enam hakkama, ma ei saa isegi koolis hakkama, koolis käi ilma mingite paanikahäireteta ja asjadeta ja siis see minu teine katse nii-öelda 11. klassiga piirdus siis umbes 1,5 kuuga, kus ma umbes oktoobrist enam väga kohal ei käinud. Ja siis oli selline pikk periood, kus lihtsalt oligi, passisin, ei teadnud, mis teha ja siis tuli selline geniaalne mõte, et kui siin toas oled, siis tee siis see toas olemine vähemalt kuidagi endale lõbusaks, et hakka uuesti neid asju tarvitama siis. Ja seda ma tegingi. Kuniks siis 2021 suve keskel ma läksin tööle. Ma hakkasin nagu ööelu elama, ma hakkasin baaris töötama, ööklubides käima, sealt nagu seda enda tühimikku täitma hakkama. Ja see mingil määral aitas mul siis mingisuguse enesekindluse saada vähemalt ja seeläbi ma suutsin hakata koolis nagu asju tegema, see järgmine sügis siis. Aga see elu, mida ma elasin, siis oli nagu ühest äärest teisi, et ühest kraavist teise kraavi. Et justkui väliselt tuli toime asjadega, aga sees oli ikkagi selline konflikt, sest ma kusagil sügava sees teadsin, et Jumal on olemas. Hästi sügava. Ja ka see kord, kui ma Anneliga käisin seal Ameerika tälli juures, ma usun, et see palve, mis ma seal, see oli päästepalve, mis ma seal kordasin. Ja see pani mingisuguse kaitse minu peale, sest kogu selle õõelu protsessis mul oli nagu mingisugune piir, kus ma ei saanud edasi. Mingisugused asjad, kus ma oleksin võinud nagu, kus oleks väga halvasti lõppeda. Jumalal oli nagu piir peal, kus ma ei saanud üle minna. Pidin koju minema, mingi asi tuli ette, mingi värk. Et nagu Jumala käsi oli peal. Ja tagantjärgi seda on ka nagu imeline näha, kuidas ta hoidis mind. Et lasi mul minna läbi mingitest asjadest, aga hoidis seda piiret peal. Aga siis 2021 sügisel vanemad hakkasid mingid videod mulle saatma, mis näitasid nagu seda, et piiblis on mingid huvitavad profeteeringud kirjas, mis väga paljud on täide läinud ja nagu meie silme eest praegu lahti rullumas. Ja ma hakkasin nagu mõtlema, et kuidas saab mingi raamat 2000 aastat tagasi kirjutatud nagu nii täpselt kuidagi asju teada. Midagi on seal nagu, ja ma hakkasin uurima. Ma hakkasin ise uurima ja Jumal tuli mulle vastu seda teed pidi, kus tema teadis, et ta saab mind kõnetada, sest ma olin kunagi siuke vana erinevate vandenõuteooriate huviline väiksest peale. Tema teadis, et ma saan selle tüübi seda teed kaudu kätte. Ja siis ma pidin tõdema, et see Jumal nagu tõenäoliselt ikkagi eksisteerib, sest kurjus maailmas eksisteerib, see on vaieldamatu. Ja siis pidi Jumal ka eksisteerima. Aga siis ma sain aru, et okei, see elu, mida ma elan, baaris käies, igal pool olles, see nagu ei ole väga kooskõlas selle Jumala asjaga. Ja siis ma tulingi sealt töölt ära ja hakkasin vaikselt nagu, asjad hakkasid ära kukkuma minult. Aga mul võttis umbes aasta aega siis aega enne, kui ma nagu lasin ennast uuesti ristida. Seekord siis nagu aru saades, mida ma teen. Et 2019 aastal ma lasin ka vannis kodus ristida nii-öelda meeleheitlikkusest, et äkki see aitab mind välja. Aga tegelikult ma nagu ikkagi nagu ei uskunud seda asja. Ja selle aja vahemikus asjad hakkasid nagu toimuma. Et see on protsess olnud. Aga näiteks nikotiinist, mille pidev tarbija ma olin alates 14. eluaastast. See kukkus umbes nädalaga ära peale ristimist. Et sellised asjad nagu nii lihtsalt ei käi tavaliselt. Ja joomine,
selle taime näiteks, et võib küll, on ju, Jumala looming, et miks ta meid siis niimoodi. Aga Jumal pani Eedeni aeda ka selle puu, et neil oleks vaba tahte võimalus. Ja igal juhul sai ristitud ja hakkasin. Mul oli küll, ega siis kõik lust ja lillekuda kohe ei olnud, aga ma sain aru, et ma ei anna kunagi alla, vahet pole, mis siin on. Ma tean, et Jumal on olemas ja ma tahan kätte saada selle, mida ma loen piiblist. See ei ole lihtsalt mingisugune tühi jutt, ma tean, et see on tõde ja ma tahan seda hakata enda elus ka nägema, kogema seda püha vaimu väge, seda üleloomulikku rahu. Ja see ongi, Jumal on igasuguste olukordade läbi mu usku venitanud, kasvatanud ja nüüdseks ongi see isiklik suhe, mis mul on temaga nagu nii eriline, et see ei ole lihtsalt kirikusse tulemine ja laulude laulmine, et see on igapäevane asi, see on terve elu. Meil tuleb terve elu ära anda ja ta annab midagi palju paremat vastu. Ta annab oma pühavaimu annid, need ei ole lakanud, need ikka veel on, me lihtsalt ei oska taadeda neid sageli, me ei oska vastu võtta, häid kinke, mida ta anda tahab. Ja minul on ka samasugune igatsus, et Eestimaal midagi toimuma hakkab ja siin Sauel ka. Kui suur Saue on? Mitu tuhat inimest? 6 000. Kuus või? Jaa, hästi jumal. No siia kirikusse see küll ära. Siin on räägitud, Paulus ütleb teise ees, kui keegi on Kristuses, siis ta uus lood on vana, möödunud, kõik on uus. Ja seda me peame sageli korrutama. Iga hommik ärkad üles, tuletad enda lihale meelde, et kus tema asukoht on ristil. Et nii nagu seal Moosese loos, kus ta kõrbis selle maa või sinna näidatas, et näed, see teie hirm, see on sinna külge löödud. Ja samamoodi ka meie vana loomus, kõik meie patune olemine on samamoodi risti löödud.